mina olen Raavo, vasakul käel on mul Veiko ja paremal käel on mul Asso. Veiko on meil suur kodanikuaktivist, möllab lasteaedade toitlustamisega. Asso on meil veelgi kurikuulsam jäägripealik, Erus. Nüüd sõidab taksot ja teeb puutööd. No ja mina olen Sindist, nagu mind kutsutakse. Me ei hakka tegema siin mingit meestereide paroodiat, me räägime asjast, räägime südamest ära, mis meil südame peale tuleb ja vaatame, mis meil kõigepealt siin päevakorras on, et mis siin vahepeal juhtunud on, et Pärnus on üles kerkinud jälle see turvalisuse probleem, et hiljuti siis on meedia tähelepanu pälvinud 2 peksmist. Ühes kolgiti noori, kes olid punkarid, mingid tüübid vist läksid liiga härga täis, neile ei meeldinud punkarite välimus, otsustasid neid tümitada, kägistada, filmida pärast seda. Teises oli jälle jaanipäev Manial, kus siis elukutse pärast sai keegi härrasmees ka päris kõvasti kolki. Vähemalt ajalehes kirjutas, et tal olid lõualuuga tõsised probleemid olnud ja pärast viidi Tallinnasse haiglasse, sõbrad viisid, mitte Pärnu haigla ei saatnud, kus tehti temale siis operatsioon alles keskpäeval. Loodame, et inimene paraneb ja tal läks kõik hästi. Aga milline on teie arvamus selle kohta, et kas Pärnu on nagu ohtlik linn selles suhtes, et sina, Asso, kes sa ikkagi tööst vabal ajal õhtuti vahest ka taksot sõidud, et mis mulje sulle Pärnu jätnud on? No mina tegelikult ütlen niimoodi, et mõistlikule ja viisakale inimesele on Pärnu vägagi ohutu linn. Loomulikult, kui sa oled võib-olla natukene rohkem tarvitanud õlut või veel midagi sellist, siis võib ikka probleeme juhtuda. Aga minu meelest kogu see turvalisuse nagu esimene nagu eeldus on see, et sa pead nagu olema ise viisakas teiste inimeste vastu. Mitte, et ma süüdistaksin neid punkareid, et nad ei olnud viisakas või midagi. Suure tõenäoliselt sattusid nad lihtsalt mingisuguse kamba peale, kelle käed sügelesid. Ja see koht, kus nad seal naha peale said, see on ju tuntud, seal ju mõned aastad tagasi löödi üks kutt täitsa kasti ju. Et selles mõttes minu näiteks Pärnus ei ole ükskõik mis kella all kohta, kuhu ma ei julgeks minna. No see oled sina oled Asso Kommer, sind teatakse, sinu molju on tuntav linna peal. Jah, aga kurat, minusugune vana ja väeti inimene, mul oli isegi karku, millega ei teema ja tõrjuda. No lõpeta ära nüüd, ära siin kepivendade kohta niimoodi ka ütle. Aga räägi, kui sa nüüd taksoga sõidad, on sul silmapiirile jäänud näiteks öösel mõni kaklus või midagi muud sarnast? Viimase 2-3 aasta jooksul ei mitte kordagi. Aga ma tean, ühe korra oli ja ma isegi käisin korra mingid tunnistusi kuskil andmas. Aga see oli täiesti minust sõltumatu üritus seal kuskil Kokoloko kantis. Ja kusjuures näiteks praegu ma võin öelda, et mitte, et ma nüüd iga õhtu Kokoloko läheduses viibiks, aga üldiselt on seal suhteliselt rahulik. Nii et sina hindad Pärnu turvaliseks? Jaa, üldiselt küll. Ma ütlen, aga samal ajal eeldades näiteks seda, et kui on sellised massiüritused, a la mingid suured festivalid, jaanipäevad, siis nagu on üsnagi vältimatu, et kuskil mingisugused oma arvust väga kõvad vennad on tarvitanud rohkem, kui neil on ette nähtud. Näiteks võib tuua ju vana legendi, et Mihkli Laat, et see oli juba Eesti ajal see legend, et kui Mihkli Laat, et siis raudselt peab keegi nuga saama, sest ega junnlased niisama ei jäta. Nii, Veiko, küsimus sinule. Sa oled meil ju teatavasti paljulapseline isa. Kui sina oma lapsi välja saadad või lastega suhtled, kas oled kuulnud nende käest midagi, et mõni koht võib olla tunduda ebaturvaline või on natukene valesti midagi kusagil? Milline on sinu arvamus, õigemini sinu laste arvamus on selle koha pealt? No minu arvamus on see, et me oleme lastele nagu algusest väiksest peale nagu rääkinud ja kindlasti on, mis määrab selle, on seltskond ja sõbrad, et meie pigem oleme pannud rõhku lastele õppimise peale ja nad, minu 13-aastane ei käi niimoodi linna peal hängimas
et tal on huviringid, tal on tegevused, millega on ta hõivatud ja praegusel juhul ei ole ma nende käest nagu kuulnud seda, et kuskil mingi koht on hullem kui teine. Mina loen seda meediast ja tunnen hirmu selle üle, mis võib hakata juhtuma, kui ta liigub kuskile sellisesse seltskonda. No aga ma võin näiteks seda sulle väita, et õhtuti on bussijaam määramatus vanuses noori, alates pakun 10 kuni 18 on täis, kes suht tihti istuvad seal mõttetult telefonis. Noh, kui nad ainult seda teeksid, et sinu kõrvu selliseid asju ei ole jõudnud. Ainult meedia ja sotsiaalmeedia kaudu pigem olen ma üritanud hoida oma lapsi sellest eemale võimalikult kaugele. Aga jõuame siit sellise probleemini, et kuidas näeksid sina, et kuidas seda olukorda seal bussijaamas võiks lahendada? Sellepärast, et me teame seda, et enne valimisi meil siin erinevad vahvad erakonnad ja võib-olla isegi üks valimisliit rääkisid lastele tasuta huvikoolide kohast ja kõigest muust sellisest. Millegipärast ma ei ole sellest midagi kuulnud, et see kuidagi edasi areneks, et pikemas perspektiiviks see sinu arvates oleks lahendus? No selles suhtes, nagu sa seda lubadust mainisid, siis tegelikult on ju siin taga ka väike konks. Siin taga, tähendab inimesed või lapsed, kes saavad seda toetust, nende pere ja vanemate sissetulek ei saa ületada mingit teatud piiri, rahalist piiri. Ehk siis need lapsed, kes võiksid olla, ütleme, nagu võib-olla vähe paremas järjest peredest ja kui neile ei võimaldata seda, peresiseselt vanemad ei võimalda, ega ongi see, et ega nad ei lähe ka sinna, kui need vanemad neid ei suuna. Eks see kõik lapsed on ju kodupeegel. No ma lisaks veel seda juurde, et see huviharidus võib ju tasuta olla, aga väga paljudes ringides ja huvikoolides, olgu nad era- või linna omad, on ju see asi, et ka seal on suvevaheaeg. Et täiesti ma olen nõus, et seal tehakse jah, mingi suvelaager või asi, käivad 3 päeva kuskil ekskursioonil või telkimas, et seda küll. Aga ütleme näiteks, et kui suve ajal on ju see noor inimene linna peal, mida ta teeb, on ju, ta saab sõpradega kokku. Kus ta kokku saab, on ju, sinna kuhu on mugav tulla. Bussijaam on väga mugav. Bussijaam on ju väidetavalt ju linna süda. Ei sinna tuleb kõik transport kokku ju. Ja mina isiklikult, kui seal isegi need noored istuvad telefonis, on ju, mida ma taunin on see, et kui nad seal perrooni peal tõuksidega ringi kimavad, on ju, ühe ratta peal püsti, on ju. Siis ma arvan, et seda nad võiksid teha mingis, tühjal pargiteel, mitte on ju inimeste vahel. Sellega ma olen nõus. Aga samal ajal, neil peab olema koht, kus olla. Ja teistpidi me räägime siin iibest, siis me pahandame, et meil on noored silma all. Tegelikult tuleks olla õnnelik, on ju. Mul on hea mälestus veel aastatest 80-ndate lõppe. Et siis oli palju neid igasuguseid isamaalisi üritusi ja siis kuskil ma käisin ühel üritusel, kus oli nii-öelda mingi auasamba avaline ja siis oli siis kirikus selline jumalateenistuse koosolek ja väike kontsert on ju. Ja nagu ikka on ju, seal oli ju palju rahvast on ju ja siis üks laps, väga väike laps hakkas nutma on ju, kuuldavat on ju. Ja õpetaja ütles väga mõnusasti, muu jutu sees, et näed, et issanda õnnistuse häält on kuulda. Okei, issand õnnistus. Aga kui me nüüd seda Pärnu bussijaama vaatame, siis olles ise suitsetaja, kui ma seal bussipeatuses olen, siis bussijaamas, siis ma mitte kunagi ei tee suitsu bussijaama ootealas, seal kus väljuvad näiteks linnaliinibussid või väljub number 40 sinti. Samas on seal olemas eluheidikud. Nad seal lällavad, nad seal tarbivad alkoholi, ma olen isegi näinud urineerimist. Nendel on, ma ei hakka verenkeeles väljenduma, aga absoluutselt mööda neid samuseid asju, kui vene keeles väljendada.
et kuidas sellele probleemile lahendus leida? seal ei ole lahendust, sellepärast, et meil on vaba maa. Inimene, kui ta ei ole endale teistele ohtlik, siis ja noh, ütleme lausa loigus ei vedele, on ju, siis põhimõtteliselt tal on ju õigus istuda bussipeatuses. Ei, seda... ja mina siinkohal isegi ei teeks nagu politseile etteheidet, et noh, ta läheb sinna või ka see bussijaama turvamees on ju, ta läheb sinna, et ära ole siin, et noh, mine kuhugi mujale on ju, aga tegelikult sellel ei ole ka mingit seaduse jõudu ja noh, ühtepidi kas ka peaks olema, on ju. Aga pigem on see, et see on nagu ülemaailmne tegelikult probleem, et sellised eluedikud kogunevad alati bussijaamadesse, raudteejaamadesse, turgudele, noh, seal, kus inimesed liiguvad, kelle käest saad küsida, no näiteks 20 kopikat on ju bussiraha, on ju. Noh, see on ülemaailmne probleem ja sellele ei ole leitud lahendust, ainult kui siis ainult mingis diktatuuririikides on ju, kus nad kokku pakitakse ja viiakse üksikule saarele. Ei no üksikule saarele neid keegi vedama ei hakka. Samas väga palju on räägitud ju mingisugustest rehabilitatsioonidest ja kõigest muust sellisest asjast, et ma tean, et sa ise praktiliselt sellega tegutsed töö juures. Kas on mingisugune võimalus sinu nägemuses, et kuidas seda võiks lahendada? Ma saan aru, et kätt kellelegi ette ei pane, et ta ei jooks, aga mingisugune lahend peaks ju ometigi eksisteerima. No kogu selle rehabilitatsiooni ja selle aitamisega on ikkagi see, et aidata saad seda, kes on sellega ise nõus ja kes inimene peab ise tahtma. Jaa, aga on küllalt palju neid tegelasi, kes näiteks talviti elavad kuskil varjupaigas või hooldekodus või noh, mingis nii-öelda sotsiaalkorteris või, aga suvel on ju neile väga meeldib, et nad tulevad on ju näiteks Pärnusse või noh, teise rahvalokesse kohta. Punkt 1 on ju, nad saavad on ju piisavalt palju nii-öelda sotsiaaltoetust, et nälga nad ei sure ja kuu esimesel poolel nad suudavad ka ise oma raha eest mõne õlle osta. Siis nad korjavad taarat ja kuna noh, Pärnu on selline turismi, siis taarapuudust noh, reeglina ei ole, kui sa õigel ajal õiges kohas oled. Ja neil oleks võimalus minna kuhu iganes, näiteks ööbima on ju, kas või Pärnus varjupaika on ju. Aga ta magab bussijaamas pingi peal Käteräti all. Sellepärast ta ei taha sinna varjupaika minna ja ütlebidi, et ta ütleb, et seal on ebasanitaarne. Tema arvates teiseks ei lubata seal olla joobes on ja politseil ei ole sellise tegelasega mitte midagi teha. Viia kainenema. No jaa, see kulutab jälle samas politsei ressurssi meeletult. Ja samal ajal, kui ta ei ole ka purjus, kui ta noh, nii-öelda lõhnadega on ja kedagi ei sega on ju, siis ei ole mitte mingit põhjust. Aga kui ta magab linnavalitsusele just tänaval? Just, et seda mõtlesingi küsida, et aga kui ta seal pingi peal ikkagi magab, et siis ei ole ju see okei tegelikult. No see on väga selline hägune piir, sellepärast et ütleme niimoodi, et praegu suvel on, noh, kui me praegu läheksime rannaparki, viskaksime oma Käteräti maha ja pikutaksime. No jah, aga need, kes seal tegelikult ju linnavalitsuse kõrval magavad, alles üks päev sõitsime mööda, mõned päevad tagasi, siis 2 venda pead koos magasid seal pingi peal pikali olles, et see samas, kui see on nagu noorteväljak või mis ta on siis park, kus noored ja väikeste lastega pered käivad mängimas, nad jalutavad igapäevaselt nendest mööda. Ehk küsimus ongi selles, et tulles tagasi selle sama bussijaama juurde, kui nad igapäevaselt näevad sellist vaadet, et milline suhtumine või milline mõistmine võib tekkida neis sellesse alkoholi väärtarvitamisesse. No ma arvan, et see nii-öelda bussijaama ja see linnavalitsuse bussipeatuse näide, see pigem ei soodusta alkoholi lembust, kui sa neid tegelasi seal vaatad. Ja ka harjumus. Mingi näite nad ju lastele ja noortele loovad. Selle vastu ma ei vaidle, aga ma ütlen, et tegelikult on kogu probleem selles, et noh, ei ole tegelikult sellele asjale korralikku lahendust.
selles mõttes, et juriidiliselt on ju okei, me võime talle teha isegi mingisuguse trahvi sealt kuskil avaliku korra rikkumise. No jaa, seda trahvi ei maksa mitte keegi. Just nimelt on ju. Ei, no võib-olla on see, miks nad seal nagu ja kui ta on siuke, ma ütlen endale ja teistele ohutu ja ei ole nii-öelda ohtlikult purjus, siis täiesti selge, et teda ei ole mõtet ka sinna kainenema viia, sest tal pole nagu põhjust on ju. See, et sul lõhnad juures on, ei anna veel põhjust selleks, et sind kainerisse viia ju. Suvini soe, asfalt sulas linnas, kavatsus tekkis mul minna nädalaks puhkama Pärnusse. Nädal läks pea, nautides seal loodust, äkki just vastu mu ootust. Viimasel päeval siis juhtus see. Ei seda teadnud ma iial, et õitseb roosranna liival. Kuid siis, kui kohtasin teda, tundsin liiga, kiirelt lõi mu süda. Ent roosi aeg möödus ruttu, sest juba lõppes mu puhkus. Nii peale lühikest tutvust läksid lahku me teed. Rahu ei siis kuskil enam leidnud, miski mu mõtteid ei köitnud. Pärnu vaid ihkasin tagasi. Kord sinna siis uhke päeval sõitsin ning üles neiu kui leidsin. Ütlesin lihtsalt ja siiralt nii. Ent näitas saatus mul karmust, tal nägin käes kihla sõrmust. Muunel porises põrmuks, roosist okkad vaid jäi. Me oleme nüüd väikselt reklaamipausilt tagasi. Reklaami me ei tee erinevatele toodetele. Mina küll teeks reklaami. Praegu on väljas selline ilm, et ta nüüd lolle käi meres ujumas. No järelikult leidub lolle. Aga kuna Osso tõi ilma ja muu sellise välja, siis lähme edasi suveürituste peale. Et meil siin Pärnus on hea, et need suveüritused toimuvad, sellepärast, et Osso siin särab näost, et taksojuht sai kundesid, kui ma eksi, kõvasti juurde grindi ajal. Jaa, ma ütleks niimoodi, et Stopp, maksuamet võib kuulata. Las ta kuulab. No, pigem peaks kuulama neid hoopis igasugused tähtsad ministrid, kes näiteks sotsiaalalale raha jagavad, et taksojuht teenib sellistel päevadel oluliselt paremini kui sotsiaaltöötaja. Tore, väga hea vihje. Aga jah, meil tuleb turisti ja meil on üritusi ja nüüd tuletaks meelde siis sama grindi eelmisel aastal, kui siis üks meie volikogu saadik ja siis võttis selle omal valimiseelseks teemaks ja millega ta tegelikult ratsutaski volikokku. Ehk et ta sai volikogu liikmeks ja pärast sai ka linnapeaks ja tema võttis teemaks selle Beach Grindi toimumise rannapargis. Samas hea kamraad Urmas Lass on öelnud sedasi, et hea, et see rannapargis toimus, sellepärast, et siis saadi aru, et parki on tarvis remontida.
aga milleni ma tegelikult tahan jõuda, on see ikka nende hansapäevadeni, kus samuti õnnetul kombel nagu eelmisel aastal selle Grindil sadas vihma ja me käisime kolmekesi täna seda vaatamas. Üldiselt see koht, kus see nii-öelda miniloomaaed oli, nägi ikka päris trööstitu välja tegelikult, ütleme niimoodi. Mis sina, Asso, sellest arvad? No arvestades seda, et kogu üritus puhul on üks asi, mida nagu kõige raskem ette tellida, on ilm, on ju. Siis jah, see muru näeb praegu kehva välja, on ju. Ja see kestab veel umbes paar nädalat. Oled sa kindel, et ainult paar nädalat? Küll ta kasvama hakkab. Aga noh, tegelikult kogu nende selliste ürituste minu meelest mõistlik lahendus oleks see, et Pärnus oleks veel selliseid ettevalmistatud platse, nagu näiteks Vallikäru Aase. No, seal on ju näiteks pehmematel aladel on see spetsiaalne geovõrk on all ja sinna peale on pandud muru. Ta kannatab tallata, aga läheb alati uuesti roheliseks. Et rohkem tuleks mõelda selle peale, et teha neid alasid võib-olla selliseks, et nad olekski mitme otstarbelised. Sest noh, mis meil Pärnus praegu on? Vallikäru Aas on kindlasti, mis on nagu kohandatudki selliste ürituste jaoks. Siis on alakasutatud Vallikäär ise. Siis jõeäärne promenaad, kus ka üritused toimuvad. Minu meelest suurepärane koht tegelikult, kuigi Grintsi jaoks ta ei sobi, on ju. Aga võiks mõelda võib-olla veel mingi selline kesklinna lähedane koht. Tegelikult on ju ka see, et ka pargialadele mitte väga paljude miljonite eest kannataks teha sellised nii-öelda tallamise või porikindlad murude. Et see rohelus ära kaob nädalaks ajaks, see ei ole hull, aga hull on siis, kui see maapind nii-öelda künnimaaks tallatakse. Noh, künnimaa seal oli ja täna me nägime seal ikka endiselt neid rattaroopaid, mis seal vihmaga olid tekkinud, need olid endiselt alles. Ehk ma viin võib-olla suunanud küsimuse selleni, et Grindi ajal oli siis suur pahandus selles, et suured masinad sõitsid rannapargis ja nüüd sõitsid väiksed masinad seal muruplatsil, mis muide eelmine aasta sai valmis ja kus suure hädaga hakkas tegelikult muru tärkama, et kas võib-olla linn ei peaks selle peale mõtlema, et äkki see, ma ei tea, oleks võimalik siis ajutiselt viia see loomaaed näiteks sealt Ringi tänava äärest üldse hoopis teise koha peale, et kus võib-olla muru oli tugevam. Ei no, teine variant on kasutada mingi spetsiaalset matte, mis pannakse selles 2 päevaks sinna muru peale. Ka see on tehniliselt täiesti võimalik. Ja mõtlen, aga teine asi on ikkagi see ka, et ühtepidi, et tuleks need muruplatse, mida on plaanis selliselt tema kasutada, ka rajada juba selle mõttega, et nad oleks rohkem nagu tallamiskindlad. No siis oleks võinud ju selle loomaaia viiagi Vallikäru Aasa peale, kus on juba see tugevam plats, piirata sinna ala. Sest inimesed seal ju käivad ja see on peale näiteks grillfesti on alati viisaks jäänud. No just nimelt. Ja ka grillfesti ajal sajab vihma, et suunata just need tegevused kõvemale pinnale või varasemalt ettevalmistatud pinnale, sest inimene võib-olla, kui on vähekegi vihma, nii palju seda ära ei tallane. Kui loom oma sõraga nii öelda. Jaa, muidugi selle Munamäe pargi on ka see, ütleme niimoodi, et noh, seal olid jah väikesed rattajaljad, aga noh, nad olid sellised, mis muruniitad tegelikult ei sega. Ei, no sega küll, jah. Et see asi, ma arvan, et kuu lõpuks on juba enam-vähem inimnäoline ja noh, taastub ära. Iseenesest. Aga noh, loogiline on see, et ka see 2-3 nädalat, mis ta seal näotu on noh, parem kui ei oleks. Ja, täpselt, eriti veel, kui me tuletame meelde, kui eelmisel aastal Grindi ajal ajalehes sisuliselt üle päeva ilmus artikkel, et miks inimesed ei tööta, miks inimesed ei tegutse selle taastamise korral. Proportsioonid on muidugi võrreldamatud. Üks on rannapark, teine on mingisugune jupikene Ringi tänavast, aga hea tahtmise juures oleks võinud selle kohe ju järgmisel päeval ära kaotada. Mitte see ei tähenda seda, et meil suveüritusi tarvis ei läheks. Aga nüüd selline küsimus, mõlemale küsimus. Hansapäevi on meil Pärnus tarvis, ei ole? Minu arust nad võiksid ju olla.
kindlasti on tarvis. Pärnus on tarvis toob rahvast ju ligi ja turisti Pärnusse ja aga meil on ka selline asi olemas, et me taotleme nüüd Euroopa kultuuripealinna tiitlit või kavatseme hakata seda tiitlit taotlema. Teie arvamus, okei, ma saan aru, et need on suunavad küsimused, aga ikkagi, kas osalemine rahvusvahelises hansapäevade liikumises on teie arvates oluline? Pärnu osalemine rahvusvahelises hansapäevade liikumises? kindlasti selles suhtes, et see ju toob Pärnut kui sellist pildile, kaardile, maailma kaardile ja välise turistile nähtavamaks. Ja just nimelt, ega see hansapäevad ei ole ju sisult midagi muud kui ainult üks turunduskanal. Ja arvestades näiteks suurepärast suve on ju Kesk- ja Lõuna-Euroopas, siis meie siuke +25 on neile meeldivalt jahe. Täpselt. Aga nüüd ma küsin teie arvamus selle asja kohta, et rahvusvaheline hansa liikumine, see tähendab ju seda, et hansapäevad, rahvusvahelised hansapäevad käivad külakorda erinevate hansa liikumise linnade vahel. Tänavu olid nad vist olnud juunis äkki, ma ei mäleta nüüd selle Poola linna nimi, äkki mingi Staropromen või midagi taolist. Pärnu delegatsiooni seal ei olnud. Pärnut nendel päevadel ei tutvustatud, ehk et ei olnud Pärnu telki, ei olnud Pärnut esitlevat materjali, ei olnud midagi muud. Kas Pärnu tulistas sellega endale jalga, et ei sõitnud Poola hansapäevadele? Aga eelnevad aastad on aastad on käinud, seal on käinud meie näitlejad, meie lauljad, meie käsitöömeistrid, kõik ülejäänud. Sellises võtmes mina ütleks küll, et on väike tulistamine toimunud. No, ma ei tea, see tulistas jalga, Pärnu sellest nagu palju lombakamaks ei ole muutunud, aga loomulikult, et see on ikkagi suhteliselt taskukohane kanal, sest ma olen täiesti kindel, et seal osalemine maksaks vähem kui mingisugusel Euroopa mingil turismimessil oma lett välja panna. Tõenäoline on ja varasemalt ei ole ka sinna, eriti just viimastel aegadel ei ole sinna saadetud nii-öelda hansaturiste ehk siis volikogu liikmeid, kes ise vahetult kaasa ei löö. Et kas Pärnu peaks sellest juhtumist midagi õppima, äkki võib-olla osalema aktiivsemalt või kuidagi rahvale selgitama, turismiettevõtjatele, miks ei käidud rahvusvahelistel hansapäevadel? Ma isegi ei kujuta ette, võib-olla on ka asi selles, et see praeguse linnavalitsuse koalitsioonis seal on suhteliselt vähe neid nii-öelda vana traditsiooniga tegelasi, kellel õigel ajal ei tulnud pähegi see asi omale nii-öelda päevakavasse panna. Jah. Eks iga tegemata jätmine annab endast märku mingi aja möödudes, kui selle tagajärjed selguvad. Praegusel hetkel otseselt tuntavaid tagajärgi ei ole, turist Pärnus käib. Äkki oli hoopis mõõdukas kokkuhoiu koht, et äkki meil polegi tarvis seda rahvusvahelist hansaliitu või hansapäevi. Aga samas rahvusvahelist multihalli on meil vaja ju. Aga meil on ka, aga meil puudub selle jaoks praeguseks hetkeks veel Rail Baltica. Aga kokkuhoid. Millegi jaoks. Vot selles valguses ma ei ole seda asja vaadanudki. Mina muidugi ausalt öeldes ei kujuta ette, kui kallis see nii-öelda hansapäevade osamine üldse oleks. Teoreetiliselt peaks seda saama mingi eelmise aasta eelarvest kuskilt välja nuhkida mingite kultuuri või mingite promomise kulude alt, aga kindlasti ei ole seda kuskil eraldi rea peal. See on piisavalt väike summa, et seda mitte eraldi ritta panna, vaid panna lihtsalt turismi arendamise või mingi sellise asja alla. Tõenäoline see on ja ma arvan, et me ei hakka siin praegusel hetkel painama ka tuttavaid volikogu saadikuid ja endiseid ametikandjaid, kes meil võiksid selle numbri peast ära. Ja nii palju, kui mina tean, on alati, kui seal on mingid ettevõtted osalenud, siis on nad nii-öelda
oma osa nagu nii-öelda ettevõtluse kui eraettevõtete kulud kinni maksnud, kui nad seal käivad. no jaa, aga vaadates tänase koalitsiooni tegevuste linnaeelarve osas, siis nad ju tõmbasid ju kokku kõik tänase opositsiooni ettepanekud, kõik on ju kokku tõmmatud. no jah, aga see on ju arusaadav, sest eelmine koalitsioon oli ju paha. Ta ei teinud linna jaoks mitte midagi. no jah, kas ei teinud? Isegi mitte silda. isegi mitte silda. jah. no vot. Suuga teeb suure sõna, käega ei kärbse sildagi. Vot, täpselt. Kärbes lendab, tal pole silda vaja. jah, milleks kärbsele sild üldse? On ju? või Supeluse tänav või? no aga selle pani üks Keskerakonna PR-šef ju praeguse linnavõimu no just teoks. et selles suhtes no see ongi see, et kuidas nad seal kõike kokku hoiavad, mingid maha võtame näiteks, kas võeti ju maha linna esindusmeeskondade toetuseid, asju spordile on vähendatud. nojah, selles suhtes on Johan Kärbist on ehk siis Pärnu korvpallimeeskonna pealik, et temast on päris kahju, sellepärast et teised panevad meeskonda kokku, aga tema peab siis praegusel hetkel tegelema säästumeeskonna kokkupanemisega, sellepärast et majanduskomisjonis, oli see vist majanduskomisjon jah, kus talle konkreetselt öeldi, et me ei saa sulle praegusel hetkel mingeid numbreid anda, et me ei ole selles veel nii-öelda kokku leppinud. kas see oli see, et augustis tulevad numbrid, aga temal oleks vaja suve jooksul meeskond kokku panna ja augustis juba mängima hakata? ei no augustis ta mängima ei hakka, aga noh, millal see korvpallihooaeg meil algab, niimoodi, et aitäh, tänane Pärnu koalitsioon, et me saame omal tõenäoliselt nõrgema korvpallimeeskonna, kui see oli eelmisel hooajal. aga lähme järgmisele reklaamipausile. ei lähe veel. No? Mul seoses selle sama Supeluse tänava tuli sama asi meelde, et need samad Hansapäevad on ju, siis miks nad oleks võinud toimuda Supeluse tänaval, kus on nagu sillutised asjad ja ruumi on laialt ja see Supeluse tänav ongi tehtud avalikus kasutuseks. kas sina oleksid viinud kitsed, eeslid, lambad Supeluse tänavale? Supeluse tänav jõuab otsaga rannapargi juurde ja Estonia juurde, kus on ka muruplatsid. jah, aga seal... ja Estonia on ju linnaettevõte. just nimelt. ja seal on see kõver tädi, see Rahidis tädi, kes Mudavanis käib. no jah. no selle ümber oleks võinud ka kitsad karata. kasutamata ressurss järelikult on see tädi meil. jah. no selge, aga nüüd reklaamipaus, muidu tulevad inimestel kummalised mõtted pähe. No nii, reklaamipausi ajal kõlas meil siis 90ndate aastate regimuusika, mis juhatab meil sisse järgmise teema. Ehk kuulasime me autoril Shaggy lugu nimega Oh Karulaina. Ehk mees, kellest me ei saa ümbert ega ringi mööda, sellepärast et ta on kuidagi
poliitikat hakanud võtma kole isiklikult, ehk et tema ja kõik need, kes tema vastu on pahad. Nad, muide, ma tänan oma ristiisa selle nimetuse eest, Sindi Sant, ma varem nimetasin ennast lihtsalt Sandiks, aga lank ei ole meil lihtsalt mitte mingisugune lank, aga nüüd sul on hea võimalus panna uus nimi Asso Kommerile, et teda ongi see jäägripealiku tiitel nagu hakanud ära tüütama nagu. Aga olgu, räägime nüüd sellest, et meil siis volikogu aseesimees tähendab Olav Karulin on hakanud videoblogijaks. Ehk et deklareeris meil teine siis 2006. aastal oma 2006. aasta avalike huvide deklaratsioonis sissetulekuks kogunisti 2850 €. Ma pean tunnistama, et ma Sandina, kes elab ainult riigipoolse toetuse varal, vaatasin seda meest alt üles. Sest inimesena, kes saab nats üle 350 € kuus ja peab sellest elama, no vot, mina ei suuda minna Küprosele. Isegi kui ma võtaks kogu naise palga ära, isegi siis ei suuda minna Küprosele. Aga Karulin suutis. Temal oli see raha olemas. Enamgi veel. No me võime sinna arvestada, et ta märkis sinna oma selle volikogu aseesimehe töötasu. Kurjad keeled räägivad, et tõstama haldusfirma Suffe, kus ta nüüd vist äkki nõukogu esimees isegi on, et sinna pandi ka esimest korda üldse ettevõtte ajaloos, et pandi nõukogu liikmetele pandi palgad juurde, et sealt tuleb ka 300 € juurde talle lisaks sissetulekuks, abiks ikka on ju, nagu öeldakse vaesel ajal, aga ikkagi lammakas maja, kõik muu selline. Teate, tegelikult kõneles minus siin siiras kadedus, konkreetne kadedus, sellepärast, et mina ei oska ennast nii hästi majandada ja aeg-ajalt sõprade käest võlgu ikka küsin. Aga tegelikult, kui nüüd Karulaina juurde läheb, siis tahaks hoopis muud küsida. Karulin kostitab oma inimesi, kes tema seinal kõike kommenteerivad sõnadega, erinevatega, mis sa kobised, ära mölise, praegusel hetkel vabas interpretatsioonis. Samas peab volikogu kantslist ametlikke moraaliloenguid. Te peate suhtuma teineteisesse hästi, te ei tohi olla õelad, ei tohi olla ärapanemist. Topeltmoraal, mis vastu? Ei, aga mina hakkan ikka algusest pihta, et arvestades seda, et inimesel on ikkagi lahmakas maja ja seal on ka kunt aiamaa. Ja kuna ma olen natuke enda üleelamisteemadega ka tegelenud, siis 100 ruutmeetrit, mis kui nüüd kokku mõõta 10 × 10 meetrit platse. Siis kui seda korralikult harida, siis selle pealt saab ühe inimese talve kartulid. Aga muru, lilled. Ei, õunapuud. Aga võib-olla on tal töökas ämm, see harib hoolega. Ja ämm saab pole rohkem pensioni kui tema. Me ei tõmba perekonda sisse. Ei, just nimelt, aga ütleme selles mõttes, et 10 × 10 ruutmeetrit, sealt tuleb talve kartulid. Nii, sente puudust Eesti Vabariigis teatavasti ei ole, ainult ära toomise vahe. Aga seened ei ole toitvad. Aga loll kõht arvab, et nad on midagi saanud, on ju. Siis samamoodi marjad, on ju. Ja sõstrapõõsad. Ja näiteks takjajuur on väga toitev. Takjajuure toiteväärtus kaalu kohta on täpselt sama, mis kartul. Ja tegelikult on niimoodi, et kui sa korraliku rammuse takja välja kaevad, seal on korraliku söögiportsu ja kui seda kartulit sees. Ja kui suurest ta maitseb praetud väga hästi. Sa ei ole mulle seda pakkunud. No sa ei ole küsinud ka, ma järgmine kord on. Ei, tänan, ei siiski. Veiko, mis sina arvad selle kummalise kurioosumi kohta, et ikkagi 2850 € ja Küprose reis. Ma ei tea, palju Küprose reis üldse maksab, keegi on kursis. Võib-olla viimase hetke pakkumisega veab välja. Aga ei, koha peal on ka vaja elada ja ärme unusta, et oli seal kõigest 3 päeva. Okay. Ta ei olnud tervet nädalat. Et see säästureis. Võib-olla oli säästureis.
ja me ei tea ju, kus tal veel nagu, millised säästud tal olid, mis ajast tal säästud olid. No firma on tal pikemalt aega miinuses. No sealt järelikult sääst ei tule siis. Ei. Et noh, see ongi see, et nüüd kuskile on määratud ja just sellel hetkel on nagu antud ka palgad sinna taha juurde. Et noh, minu jaoks oli täpselt samamoodi kummaline, et kuidas sellise aasta sissetulekuga üldse reisi saab lubada ja noh, eks tema sõnavõtud on, nagu meie oleme abikaasaga perekond, kes häirib. Et, no sa ei häirid, sa vabandad siin. Ei, ma häiringi, aga eks see ongi, kriitikuid ongi, alati kriitikute kohta ongi öeldud, et nad on nõmedad ja peaksid vait olema ja nad ei tea asjast mitte midagi. Aga kas sa tead või? Ma arvan, et sellel teemal, millest me oleme temaga vaielnud ja mis me ajame, siis ma arvan, ma tean piisavalt sellest. No aga tõenda kuidagi, oled sa mingi kooli lõpetanud või? No tegelikult olen ma ju hariduselt toitlustusteenindaja. Okei. Aga Karolin seda vist ei ole? Kahtlen. Me ei tea seda. No, ütleme niimoodi, me ei tea seda. Kahju, et meil seltskonnas mingit finantsspetsialisti ei ole. Selles mõttes, et tegelikult oleks teha väga põhjalik ja süvitsi minev arvutuse, et mis on Pärnu linna eelarvele kasulikum, kas hoida Karoliini kuskil kaugel saarel või lasta tal siin aega raisata. Sellepärast, et tuletades meelde ja meenutades hea sõnaga kadunud volikogu esimest Margus Tammekivi, siis erinevalt Karoliinist tema teadis volikogu kodukorda peast. Oskas seda ka saadikutele meelde tuletan. Ja tõsi, meie seast vara lahkunud Margus Tammekivi eest tuleb tõepoolest müts maha võtta. Kahju, et selliseid mehi enam ei ole. Just nimelt, et mina ausalt öelda oleks soovitanud härra Karolin lennukisse kaasa võtta välja pildud volikogu kodukord ja see 2 korda läbi lugeda. No eks nii palju kui mina tean, kriitikute poolt on talle saadetud ka soe soovitus nii-öelda siis harivaid raamatuid või sisusid ehk siis kuidas käituda ja suhtlemist käsiraamatus. Kuidas suhelda tavakodanikega. Me ei muidugi ta on ka tavakodanik, aga siiski on ta... Mismoodi tema tavakodanik on? Tema on avaliku elu tegelane. No, tema on volikogu aseesindaja. Jah, selles suhtes tema kõnemaneer ja... Opositsiooni poolt muide. Pöörake tähelepanu. Jah, koalitsiooni poolt hääletatud. Aga minu meelest tema isik vääri nagu pikka arutelu, sellepärast, et ega siis valitud volikogu liige on täpselt oma valijate nägu. Ega me ei saa siin ühtegi Pärnu linna valijat ju diskrimineerida. No ja alavääristada. Oma mandaadi on ta saanud. Nad võivad valida, keda nad tahavad. Täpselt, iga rahvas on väärt oma juhte. No, ja meil on demokraatia ja mul ei ole vähimatki kübet, et need hääled on täiesti austatud teel ilma mõjutamata saadud. Ja siin tuleb ainult nõustuda. Demokraatia, head ja vead. Nii et minul ei ole selles mõttes Karoliini vastu mitte midagi, tema esindab neid inimesi, kes teda valisid ja seetõttu ta teeb oma tööd ilmselt hästi, meeldides enda valijatele. No, iseasi on see, et kas me igal volikogu istungil peaksime kuulama seda Kalmer Tennossaare seda taganttõukamise laulu, mis oli see Karulane Jenka või mis ta oli? Jah, kuule, aga tegelikult selle Karulane Jenkaga tõmbamegi asja tänaseks kokku. Aitäh, et te meie esimest proovi kuulasite. Maksus Karulanes metsakurus suures kõrge kuuse all. Õhtust läheb lahti ja ei anna mahti, lõbus mäng ja trai. Kuuse taevast vaatab, silmi lahti paotab, küllap arvab vist, et on tantsu nimeks, mida paneb imeks, rock'n'roll või twist. Kriimsilm, karuott ja rebane, siilipoisse jänes karvane, hüppavad
hüppavad üheskoos üksmeelses tantsuhoos karulane jenta. Kriimsilm, karu, Ott ja rebane, siilipoiss ja jänes karvane hüppavad üheskoos üksmeelses tantsuhoos karulane jenta. Kutta puhub pilli, ninal uued prillid, nooti hästi teab. Trummilööjaks ilves, nägu tähtsalt pilves, rütmi paika seab. Kontrabass on põdral, viiul tema sõbral, kutt kõrv oraval. Kõik on väga rahul, ükski pole pahur, kõrge kuuse all. Kriimsilm, karu, Ott ja rebane, siilipoiss ja jänes karvane hüppavad üheskoos üksmeelses tantsuhoos karulane jenta. Kriimsilm, karu, Ott ja rebane, siilipoiss ja jänes karvane hüppavad üheskoos üksmeelses tantsuhoos karulane jenta.